You got me hypnotized by the way you look at me. Yeah, baby, don't you lie, girl, you know your body T. Yeah, you show me your pretty girlfriend, who is she? Yeah, I'm just tryna know if you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, with me. Nii, jõudsin tagasi siis siia ja kohe tulime esimese asjana oliivi sööma. Siin on nii head söögid. Ja me võtsime jääkohvi siin esimest korda, ma ei tea, miks me ennem ei olnud võtnud ja see jääkohv on ka jumala hea siin lambist. Käisime öösel, ostame söömast nii. Ja sellepärast vist jah, igatahes väga head kohvid. Nagu see tavaline kana lihtsalt, nagu klassikaline, täiesti tavaline ja küüslauguga ja see on lihtsalt nii hea nagu kana ja riis. Nagu mu lemmiktoit lihtsalt. Oma selle oma hotelli võtsime ka Xiaomengi jälle, et siis on hea, kõik on jälle käe-jala juures, kuigi me oleme nüüd natukene kaugemal sellest peatänavast kui ennem, aga ikkagi saab ilusti jalutada ja saabki samme rohkem teha. Ja siin me oleme siis nüüd 7 ööd ja selle hotelli nimi on Home Tsura ja see Home Tsura on siis meil ka siiamaani kõige soodsamalt saadud hotell. Nädal aega oleme, see oli mingi 600 midagi, aga samas ta on ka siuke kõige kehvem siis hotell, kus me nüüd siiamaani oleme olnud, et ta piltidelt tundus kõvasti ilusam, kui ta päris elus on, aga nagu ei ole ka midagi hullu, vähemalt on puhas ja normaalne, aga seal jah, ma pärast näitan. Toas oli veits siuke koppan täis, aga ma arvan, et kui me seal sees oleme, siis see läheb ära. Ja kui meil muidu on toad nagu hästi siuksed nagu privaatsed olnud, siis praegu on tuba nii, et nagu kõik inimesed kõnnivad sealt akna alt sul kogu aeg mööda. Et jah, need on siis nagu miinused. Vaade on muidugi mõnus siit, aga siit peamajast kõnnidki alla, et meie tuba ongi põhimõtteliselt kohe siin all. Siuke armas jälle muidu. Ja ilmselt siis oleks ka parem, kui meil ei olekski tuba esimesel korrusel, et siis oleks ka ilmselt natuke nagu privaatsem. Et praegu on jah, nagu kardinad peavad kogu aeg ees olema, sest muidu lihtsalt kõik näevad tuppa. Siin on tee on ju, kõik kõnnivad siit. Ja siin on meie uks. No, tuba iseenesest on nagu siuke. Aga hästi nagu väike tuba ka, sest ennem me saime ilusti kõik nagu kohvrid ära panna, aga nüüd meil on kohvrid ja kotid siin ja see tuba on lihtsalt meie asju täis ja me pole isegi kotte lahti veel teinud. Et jah, siuke. Ja meil on mingi vaheuks siin, seal teisel pool on siis mingid teised inimesed ja see kostab kui päris hästi läbi. Et jah, siuke siis. Me oleme nüüd vaikselt jälle tagasi oma siin töörutiinis, nii et tegimegi siin terve õhtupooliku nüüd tööd. Kell hakkab, veits on 7 läbi ja siis ma mõtlesin, et võiks täna massaaži minna. Ma ei ole käinud kogu keha massaažis siis kevadest saati. Viimati käisingi siin Ravail. Nii et kes veel Tai 3. osa kevadist pole vaadanud, kuidas ma trauma siin massaažist sain, siis minge vaadake seda videot. Aga jah, Karli ema käis siin ja ta soovitas täiega siin seda aroomimassaaži. Nii et me lähmegi nüüd sinna samma kohta tagasi, kus me siin käinud oleme kogu aeg. Ma väga loodan, et see on siuke normaalne, et nüüd ei taha meid seal jälle ära tappa. Täiesti kalajõud mõlemad lihtsalt. Hommikust saati rääkinud, et me peame pesud ära viimast. Mul ei ole põhimõtteliselt mitte ühtegi riiet enam varsti selga panna. Panime kõik pesuasjad kokku ja nüüd ikka rahulikult mingi kõnnime siin. Tuli õnneks suht siin lähedal meelde, et peame pesud ära viima. Vaatasin, et siin on siis ka kilo pesu on 50 bahti, mis on siis 1,35 eurot. Aga no ma arvan, et meil on mingi 6 kilo, äkki 5 kilo. One island? Vist ei ole vaja. Ei. Nii, me tulime siis jälle sinna Paantraisse ja me võtsime 1,5 tundi ja aroomimassaaži. Ja siis siin oli jälle mingi package, ehk siis me saime, mis me juurde saime? Aroomimassaaž ja midagi veel 0,5 tundi juurde. Ma ei tea, loodan, et ma ära ei sure. Ja 20 eurot siis umbes on nägu. Saime oma massaažis käidud, see on kõrv lukus nambist ja see oli täitsa mõnus.
ainuke asi, meil oli siis aroomimassaaž õliga ja laavakividega ja see oli siis, nagu Karl ütles, et temal oli okei terve aeg, aga minul oli küll vahepeal siuke tunne, et nagu kas need kivid ikka peavad nii tulised olema, sest ma korra mõtlesin, ma lükkan need kivid oma selja pealt maha, sest no nii tuline oli ja ma mõtlesin, ma saan mingi põletuse. Aga ei, õnneks ei olnud midagi hullu, tegelikult oli täitsa mõnus. Et tegigi kõike selg, käed, ühesõnaga kogu keha ja siis lõpus natuke pead ja natuke venitas. Ja ma ei oleks arvanud, et ma seda ütlen, aga see oleks võinud isegi natuke tugevam olla. Aga jah, täitsa mõnus. Ühesõnaga huvitav oli see, et nüüd oli siis 5. kord, kui mul masseeris siit õla pealt või no trapetsid ja iga kord on nad täpselt sama kohta teinud. Mul on seal ilmselt need mingid sõlmed või mis iganes. Ja nüüd, kui täna see tädi tegi, siis mul ei ole see enam üldse nii valus, nii et regulaarne massaaž ikka teeb head tegelikult, nii et kõik minge massaaž. Nii, tulime, võtsime veel ühe söögi ka kiirelt. Võtsin suppi siis üle pika aja krevettidega. Tundub mega hea jälle. Meil on täna siis neljapäev. Hommikul käisime siin hotellis hommikusöögil, aga no seal see kohv oli siuke, no ma mõtleks, see oli suht halb nagu. Ja siis tegime mingi paar tundi tööd ja siis mõtlesime, et lähme võtame 7-Elevenist kohvi omale, et sealt on nagu enam-vähem normaalselt saanud siin ja läksime sinna, võtsime mingid karamell macchiatod ja annab selle, hakkame ära minema, kõnnime juba ja maitseb nagu täielik kakao, nagu mitte mingit kohvi maitset. Igatahes vaatasime siis, et igaks üks üle, et kas sinna võib minna kakaoga, et kas nad võivad seda kakaoga teha ja kohvi üldse ei pane, aga ei, seal ikkagi peab kohv ka olema. Aga seal ei olnud ja siis läksime tagasi, siis ta mingi okei, ma teen uued ja siis teeb uued ja siis Karl maitseb ja siis ta on mingi, et täiesti pekk, siis seda ei saa juua, anna mulle maitsta. See maitses lihtsalt nagu suhkrusiirup, ehk siis järgmisena ta tegi lihtsalt, ta pani piim ja karamell ja kõik, mitte midagi muud. Ja siis ta ei saanud seal väga midagi aru ka, siis Karl pani selle tõlkega talle, et siis peaks nagu kohv olema ja piim ja siis natuke karamelli. Ja siis ta alguses vaidles vastu, et ei, no kohvi, aga neil on endal ka seal menüüs see macchiato kohvi tal. Igatahes ta tegi 3. korda ja siis nüüd me siis saime omale enam-vähem kohvid. Ja võrreldes selle hotelli hommikusöögi kohviga, see on täitsa okei. Ja siuke kohviseiklus siis meil siin vahepeal. Aga meil on siin nüüd minu arust isegi on mingi väike tormihoiatus ja nüüd siis täna vist peaks sadama hakkama, homme ka sajab täiega. Ja praegu on juba täiesti pilves ja siuke tuuline on tormihoiatus, on ju? Very heavy rain. Very heavy rain. Nii et jah, noh siis ongi siuke tööpäevad nüüd ja trennipäevad ju. Lõunasöök enne trenni siis kana ja riis ja fried rice with chicken. Nii ilusad kaldrikud on siin. Ja on kõik. Lähme nüüd sinna, või noh, mina lähen sinna Elite Gym'i jälle. Aga kuna Karl oli siin haige ja antibiootikumid, siis ta läheb täna ka sinna rühmatrenni, mis on tund aega. Nii et siis me saame... 1,5 on see või? Jah. Okei, 1,5 tundi. Nii et jah, saame vähemalt siis koos siit minna, sest et siit on, ma arvan, et kui ma jala hakkaksin minema, siis ma vist läheks, ma arvan, mingi 20-25 minti äkki, midagi siukest. Mida? Jõusaali? Ei läheks nii kaua. Me kõndisime eile Oliivini 15 minutit siit. Ei kõndinud. Ei lähe väga kaua. Tegin siis abikäegama, kõigepealt paarasime jala peal. Tegin esimese harjutuse ära ja mul oli peale seda tundi lihtsalt perse täiesti trahvis.
mul oli ammu sellist asja olnud. Aga igatahes ma vaatasin, et Karli tuli õppinud veel tund aega. Siis ma võtsin enne nii vara süüa. Ja siis ma vaatasin, et Halleensi on juba soovida. Saime oma trenni tehtud ja nüüd võtame siit kiirelt ühed proteaseigid ka. Sest mul oli ka trenn nüüd 2 tundi. Kiirelt mingi sheigi ja siis ma peaks pesemas käima, sest mu pea liigumärg. Ja siis pesema ja sööma, ma arvan, õhtust. See on siis banaani sheigi. Sala. Ma ei tea, kas mul on kõht nii tühi, aga see on reaalselt nagu elu parim proteaseik, mis ma olen saanud. Aga päris kallid. 2 siukest läks kokku 340 pohti vist või? Kuidas mingi 9 midagi euri. Nagu kõik mingi jõusaaliga seotud on ikka suht kallis siin. Tulime siis nüüd oma õhtusöögi kohta ja ma ei tea, kõndisime mingi minut aega hotellist ja siis me juba päeval vaatasime, et siin tundus siuke hästi armas koht. Ja teenindus tundub väga hea. Nii et näitan kohe, mis me võtsime. Või noh, seda me tegelikult ei võtnud, see oli siis maja poolt. Sai ja erinevad kastmed. On hea, on ju. Siin oli mingi... See valge on mingi seesamikaste. Keskmine oli, ma juba ei mäleta, küüslauguga midagi oligi või? Või ja küüslaug. Või ja küüslaug. Ja see 3. oli mingi tomatiga midagi. Aga need on mega head. Mõtlesin võtaks vähenduseks mingi huvitava joogiga. Siis kurk ja basiilik. Kuidas ma peaks seda segama natukene? Ma arvan, et segas juba seda. Mina võtsin stracciatella ja tomatisalat põhimõtteliselt. Või stracciatella salat. Kui natuke aeglane veel, siis see on sellest 2-tunnisest trennist praegu. Salat, kurgi ja basiiliku jook, massaman karri ja mis sul on? Õunamaht või? Jah. Ja aeglased oleme ikka praegu. Räägime, mis meil siin öösel toimus. Täna on siis reede muidu, aga eile suht terve päeva sadas. Kuigi õhtul oli isegi natukene, või õhtul ühesõnaga ei sadanud, et me saime söömas ära käia ja oli normaalne. Aga öösel hakkas täiega sadama ja nagu siuke äike oli. Ma ei karda üldiselt äikest, aga öösel oli nagu niimoodi paukus, et ma lihtsalt ärkasin keset ööd, ma ehmatasin püsti ennast. Ja mingi süda veksis täiega, siis niimoodi lihtsalt müristas. Ja siuke padukas oli. Ja telefoni olid ka tulnud need, mis iganes see on mingi katastroofide ennetamise, ma ei tea, amet või mis iganes see eesti keeles on. Sealt olid ka need teavitused tulnud, et ekstreemsed ilmastikuolud või mis iganes hoiatused. Et üleujutuste oht ja maalihete oht. Ühesõnaga, see oli veits hirmus. Nüüd kell on mingi, ma ei tea, äkki 12 umbes. Ja nüüd on isegi natukene nagu päikest tulnud välja ja enam ei saja ja muidu terve hommik ka sadas. Siuksed ilmad meil siin praegu siis. Ja vist tegelikult lubab, et sajab kuni teisipäevani on siuksed, ma ei tea, vihmased poolpildes ilmad. Aga praegu ma siis lähengi tegelikult saan Karliga kokku, et ta läks oma sinna personaaltrenni hommikul. Ma jäin koju tööd tegema. Ja nüüd siis lähme saame seal Pau-Paus kokku, kus see hästi hea kohv oli. Tõesti nagu head kohvi tahaks küll, seda on siin. No sa pead ikka nagu otsima siin, et head kohvi saada. Tulime trenni nüüd vahepeal. Nagu 3. harjutus jumalist. Higi niimoodi jookseb. Tulime oma siia oliivi sööma, siis hakkas täiega sadama, aga me ei taht sisse minna, sest siin oli üks varjualune ka. Aga veits nagu selga sajab ja siis nad panid nii armsasti, nagu mu kott on seal mingi peal, siis nad tõid mu koti taga vihmavarju. Tulime siis söömast praegu ja käisime, võtsime 7-Elevenist joogid ka. Kard võttis tai jääteed ja ma proovisin Taiwanese milk teed. Siin peaks need pobapallid minu arust ka sees olema, aga ma ei näe praegu. Kuidas Vietnamis ma jõin seda kogu aeg, need olid nii head. Ja siis me nüüd täna mõtlesime, et teeme vaba õhtu, et vaatame... Meil vaba õhtu, meil on vaba 2 tundi. Okei, meil on vaba 2 tundi. Ühesõnaga, me plaanisime, et me nüüd vaatame siin Home Alone'i.
sest natuke kurb on, et seda jõulutunnet üldse ei ole. Nii et mõtlesime, et me proovime kuidagimoodi tekitada seda jõulutunnet omale. Nii et siis otsime mingeid snäkke ja vaatame Home Alone'i. Ikka 7-Eleveni haul siis ostsime lambist mingi igast nänni. Kõigepealt siis midagi tervislikku ka on ju. Pomelo, siis lambist üks banaan, kookosvesi, see on jumala hea, seda ma ostan kogu aeg. Siis see on mega hea, mingi šokolaadi croissant, täiega hea. Siis need on põhimõtteliselt nagu Oreod, suht 1:1. Siis Karl võttis mingit kummikammi, ma väga kummikammide fänn ei ole, aga vahest harva saan. Ja siis need on ülihead. Ma ei ole reaalselt, ma arvan, mingi, ma ei tea, 15 aastat söönud mingeid mõngleid ja lambist mingi suht esimestel päevadel siin võtsime neid ja need on täiega head. Siuksed head väiksed pakid ka. No, neid me ei ole ka varem võtnud, mingi karamelli popcorn. Nii et proovime. No ilmselgelt me muidugi kõiki asju ära ei söö, aga lihtsalt, et oleks valikut. 7-Elevenis sain ka jälle üle lambist. See Taiwanese milk tea oli seal nende bobapallidega, aga siin pole mitte ühtegi bobapalli sees. Lihtsalt jääde. Me polegi siin üldse niimoodi õhtul peale õhtusööki minu arust väljas käinud see mängis, nii et mõtlesime lambist, et lähme jalutame veel ringi reede õhtu ja kell on 8:30, kuigi oleks hea meelega magama läinud juba, aga lähme siis natuke jalutame. Meie eilne jalutus korraks, lähme korraks välja, jalutus oli siis see, et eile oli näidati mingit boksi, siis Karl ütles, et lähme vaatame mingi koha, et äkki nad näitavad väljas ka seda. Ja siis oligi mingi baar. Läksime, istusime sinna ja siis vaatasime seda boksi seal. Ja siis mõtlesime, et võtame siis mingid kokteilid ka juba. Ja siis ühesõnaga me lõpuks, ma ei tea, me jõudsime vist mingi peale 2 koju. Mingi paar kokteili tegime, aga seal oli jumala lõbus, seal oli mingi täiega lahe trummar, kes seal baaris oli. Nagu ma pole oma elus vist kunagi nii rõõmsat inimest näinud. Aga igatahes jah see, et me siis, ma ei tea, mingi 3 aeg vist sai magama. Ja täna täiesti laip olla. Kuigi nagu ei joonud ju põhimõtteliselt midagi, aga lihtsalt see, et sa lähed valel ajal magama ja täielik surm täna. Aga nüüd ikkagi lähme jalutame ja lähme võtame mingid kohvid ja äkki siis tuleb veits rohkem see elu sisse jälle. Räägin siis nendest hindadest ka, kui kedagi huvitav. Karl käis siis siin juuksurist praegu. Ta lõikas tal mingi, ma ei tea, umbes 10 minutiga ja mingi 12 euri või 400 bahti on ju. Ja jumala ilus soeng kuidagi. Me oleme siin nii pikalt, nii et mul on maniküür täiesti välja kasvanud. Nii et tänane plaan on siis minna vaadata, kas ma saaksin omal küüned korda. Ja siin ma tegelikult vaatasin ühe koha välja ka, kus ma tahaks minna. Ma päris igasse suvalisse kohta ei julge minna. Nii et loodame parimat ja ma loodan, et ma saan sinna lambist niimoodi minna, et ma lihtsalt kõnnin sisse ja saan aja. Sest et kui me Phuketis olime, siis seal Patongis ma sain niimoodi. Nii, ma siis sain siia praegu, ma loodan, et nad teevad ilusti ja ma sain siis niimoodi, et ma sain maniküüri ja pediküüri samal ajal. Ja see on siis 2350 bahti, mis on vist mingi 63 eurot umbes. Nii et loodame, et teevad ilusti. Siuke koht siis. Nii. Korralik värvivalik, ma ei tea, kuidas ma siit omale suudan otsustada midagi. Küntes käidud, mingi 2 tundi vist läks midagi siukest.
ülihea, kui saad ikka mingi pediküüri ja maniküüri samal ajal teha, säästab nii palju aega. Igatahes jah, mul läks siis umbes mingi 63 euri. Eestis sama asi, siis pediküür ja maniküür läheb mul mingi 105, 110. Et jah, poole odavam ja tegi ka täitsa ilusti, väga rahul. Neil oli hullult suur värvivalik, nii et see oli tore, ilus puhas salong. Kõik asjad võtsid nad kiletatud pakenditest ehk siis kõik nii-öelda uued ja puhtad tööriistad, vahendid. Ja kuna praegu on ju jõulukuu, siis enne kui ma ära läksin, siis ma sain sealt valida, neil oli siuke nagu loosikast. Ja siis sa võtsid sealt mingi paberi ja siis sa said mingi kingituse ja mul tuli kapp. Ehk siis ma sain valida, seal oli mingi, ma ei tea, 5 erinevat siukest kohvitopsi ja siis ma valisin siukse. Ühesõnaga, nad olid väga armsad seal ja ma täiega soovitan sinna minna, kui keegi on ka Samuili otsib omale koos pediküüri, maniküüri teha. Siis ma panen selle koha nime siia. Karl ütles, et ma peaksin rohkem bloogima. Ma küsisin, mida ma bloogin kogu aeg sama asja. Ütles, et sa peaksid rohkem mind bloogima. No, mis on rahvale öelda on? No, täna ma ei taha. Nüüd ei taha. Igatahes me tulime praegu söömas ja Karli lemmikkohta. Ta on täiesti veendunud, et need inimesed, kes talle siin süüa teevad, see on tema teine pere. Ja ta tahaks jõulud ka nendega veeta, sest ta räägib mulle kogu aeg, et me tuleme jõulud. Jõulud on perega veetmise aeg ja siis ta tahab nende juurde tulla. Sikke hästi armas koht. Sikke nagu kohalik ja siin on kõige odavamad söögid. Ja hangid. Ja see on ühenduses selle Pau kohviga. Pau on seal ja siin on see restoran. Tulime õhtust siia sööma, kus me ühe korra oleme ka käinud lõunat söömas. Võtsime kiivismuutid, nii ilusad näevad välja. Küüntes vist jälle natukene külma. Terve aeg oli seal, või noh, see konditsioneer puhus nii peale ja seal oli jumala külm. Nüüd mul on jälle hääl on veits imelik, nohu, aga no ma loodan, et see on jälle siuke ühepäevane, nii et võtsin kiivismuuti, äkki saan siit natuke C-vitamiini. Toodi elavalt tule. Võtsin ramkakai. Katsetame, kas on vürtsikas. Peaks sööma praegu vürtsikat, siis saab kiiremini terveks, aga ma arvan, et see ei ole vürtsikas. Ei ole jah, aga vähemalt see on soe. Ja supp tavaliselt on hea haigusega, nii et ma loodan, et läheb kiirelt üle. Aga see on nii tüline. Aga see ei jahtugi ära, kui see tulel on ju terve aeg. Puhub ühina vere. Minu tänane päev möödub siis voodis, täiesti haige. Nagu pea on nii paks, nohu täiega, kõrvad valutavad. Ma ei tea, no ilmselt keha lihtsalt ütleb, et nagu slow down. Ja nagu nii palju tööd teinud siin ja trennis ja siis üritad ikkagi nagu ringi trippida ka kogu aeg, sest sa oled ikkagi ju nagu reisid, ei taha seda aega ära nii-öelda raisata. Aga tundub, et mul keha lihtsalt ütleb, et puhka nüüd natuke. Nii et jah, proovin siis nüüd uuesti magama jääda. Vaene loom. Meil on siis täna nüüd kolmapäev ja ma eelmised päevad ei filminudki siin midagi, sest et ma jäingi ikkagi täiesti haigeks. Või no seal pühapäeva õhtul mul hakkas siis see nohu ja esmaspäeva hommikul tundsin ka, et siuke täiega imelik on ikka olla täiega nohu ja peapaks ja siis päeva peale läks nii, et noh, tunned, et täiega nõrkus on, et see ei ole nagu siuke, muidu ikka nohuga võid ju enam-vähem kõike teha. Ei ole midagi hullu, aga siis ma tundsingi, et ma lihtsalt ei jaksa olla ainult voodis pikali ja lõunaks oligi siis nii, et mul tekkisid täiega mingid külmavärinad ja oligi siis 6 tundi kuni täiesti õhtuni välja, lihtsalt nii külmavärinad, pusa oli seljas, toas teki all, kuigi siin on ju mingi 30 kraadi, mega külm, oligi siuke paha olla, süda veits paha. Ühesõnaga jah, nagu nii nõrk, et ma ei jaksanud isegi voodis ennast keerata, nagu kõik oli nii raske. Ja siis õhtul
või noh, ma ise tegelikult mõtlesingi, et no nüüd ongi mingi sihuke 5 päeva on kindlalt raisus, et ma olen siin nüüd voodis pikali ja täiesti sihuke gripitunne. Ja no sellest sai parane tavaliselt nagu kiiresti. Ja siis Karl tõi mulle poest seda, ühesõnaga ibuprofen 400. Ma näitan, milline see välja näeb. Näeb välja sihuke. Nagu Eestis ei ole ibuprofen selline. Aga igatahes ma võtsin ühe selle ja reaalselt poole tunni pärast ma olin voodist püsti, kõigepealt ma muidugi higistasin täiega, ma ei ole kunagi vist nii palju higistanud, ma higist isegi saunas nii palju, ma olin lihtsalt täiesti läbimärg. Ja poole tunni pärast ma olin voodist püsti, söögiisu tagasi, jumala okei olla. Nii et nagu ma ei tea, mida nad siia panevad. Aga siis me tegelikult veits uurisime ka, et vaat Eestis nad on kõva kapsli sees ja siin nad on selle nagu pehme kapsli sees. Ehk siis see mõju vist ta tuleb nagu järsku ja kiiremini. Aga siis ma mõtlesingi, et ilmselt see on selle rohu mõju ja hommikuks on raudselt ikkagi jälle palavik üleval ja paha olla. Aga ei, hommikul ärkasin ülesse, ei olnud isegi nohu enam nii palju, palavikku polnud. Nii et siis oligi, kui ma esmaspäev olin terve päev voodis, mitte midagi ei teinud, söömas ei käinud ainult kodus, siis eile ma käisin juba, tegin oma 10 000 sammu ära, käisime, jalutasime, väga okei olla. No eks see nina on ikka natuke kinni. Ja eile ma ikkagi nuuskasin ka, aga täna nüüd ma ei ole isegi nuusanud enam ühtegi korda ja jumal okei on olla. Nagu kühatan vahepeal, aga kurk ei ole valus ega mitte midagi. Nii et väga hästi läks, sest et üks mul jälgija kirjutaski, et neil on täpselt samad sümptomid ja läks ikkagi nii hulluks, et nüüd nad on haiglas. Nii et ma ikkagi mõtlen, et mul ikka väga vedas. Aga täna meil on siis nüüd plaanis siit edasi minna teise hotelli. 7 ööd on siin läbi ja siia hotelli mina enam tagasi ei tuleks. Alguses, kui me siia tulime, siis mõtlesime, et kurat, et äkki me oleme ikka liiga printsessid, et esimene öö magama hakkasime jääma ka, siis mõlemad mingi, et kurat, need voodipesud on ka siin nii imelikud või kuidagi siuksed kõvad ja ma ei tea. Ja siis mõtlesin, et ma ei hakka seda siin jagama ka, et ei saa nagu nii printsess ka olla. Aga ma jagasin Instas ühte pilti sellest hotellist ja siis mul üks jälgija kirjutas ka, et ta oli siin samas hotellis eelmine aasta ja et need voodipesud olid nagu liivapaber siin, et kas see on ikka samamoodi. Nii et siis mõtlesime, et okei, asi ei ole ikka meies, et siin ikka on jah natuke kehvse. Ja esimene öö näiteks oligi nii, et ma tõmbasin jalaga siia tekikotti mingi mega suure augu sisse. Nagu siin oli jah väike auk ja siis ma lihtsalt öösel tõmbasin seda jalaga aina suuremaks kogu aeg. Ma ei tea, 4 tärni hotell ja sul on tekkides augud sees ja lisaks siis rätikutes olid augud sees. Et ma ei tea, ja kõige suurem nagu miinus, miks ma siia ei tuleks enam kindlasti. Mäletate, ma rääkisin seda, et kui on mingi sääsk toas, siis ma olen täiesti ära söödud ja siin on reaalselt nagu mingi parves sääsed, terve tuba on sääski täis. Ja siin on niimoodi, et see, kus see ukse koht on, siis seal üleval on mingi siuke vahe, mis ei lähe nagu kinni või noh, ongi jäetud sealt siis, ma ei tea, kas nagu meelega see lahti või igatahes siin on vahe sees siis uksel ja lael. Ja ilmselt nad siis sealt tulevad sisse ja ma olen täiesti ära söödud. Mul on jalad nii ära söödud, mul käed ära söödud, ma lihtsalt sügelen üle kere. Nii et jah, ma lihtsalt ootan, et me saaksid ära minna. Siis ma räägin teile sääskedest. See ei ole normaalne lihtsalt. Loodame, et nüüd läheb asi paremaks. Tule ära nüüd nii palju ka seal lehvita. Mari. Ja me istume siin ja ootame oma welcome drinke. It is royal fruit juice with jasmineนะคะ. It is syrup pandan, 3 flavors inside. Mul on nii kõvasti kinni, et käed puhtaks. Ja siis tee. Täiega tee. Ma ei kuulnud, et mis tee see on, aga see on väga hea. Jasmiini tee vist äkki või? Nii, tuba on siis selline. Vannituba, siin on väike garderoobiala.
siis pidi olema Jaapani WC. Seal on mingi istmesoojendus ja massaaž ja ma ei tea, mingi väga crazy. Aga tuba on siis siuke mõnus, avar, valge. Ja noh, meil on siuke aiavaade. Siuke. No, tundub vähemalt mõnus ja sääski pole. Ja Karl läks muidu trenni üldse praegu ja ma siis ootasingi all nii kaua, kuni me siia tuppa sisse saame. Igatahes tulin tuppa ära, siis toodi kohvrid varsti ja siis käis nüüd uuesti ukse kell. Ma mõtlesin, mida kuradit, et Karlil peaks alles mingi 20 minuti pärast trenn lõppema, siis ta ei jõua ju ka kohe siia. Ja siis lähen vaatan. Ja siis nad tõid siukse nagu welcome, ma ei tea, mingi tervitus, snäki põhimõtteliselt. Igatahes tunduvad mingid siuksed käsid ja kommid. Aga nii armas ikka. No hea pime ikka, siin oli veel mingi tervitus, ma ei tea, mingi tervituskorvike. Okei, sellest ma saan aru, et see on kookos. Aga, mis asi see on? Ma ei tea. Ja mingid joogid ka. Kuidas ma selle siit kätte saan? Ja siin on ka ainult tai keeles kirjas. No igatahes Karl tuleb siis. Teeme väikse taste-testiga. Vaimani loll, siin on kõik kirjas ja mis asjad need on. Seabass, cornflakes, crispy dried coconut, coconut flower juice. Ja siin hotellis me oleme siis nüüd 9 ööd. Nii et jõulud veedame siis ka siin. Aga jah, proovime siis neid ka. Kuigi ma arvan, et nad on lihtsalt nagu tavalised kommid. Nad on muidugi siin toas, need on veits ära sulanud. See on maasikas šokolaadis. See on küll hea, aga veits ära sulanud. Järgmine. Oh my god. On nagu mingi tume šokolaad. Siin sees ja ma ei tea, mis asi siin ümber on, aga nii on mulle täiega meeldib tume šokolaad. Ja mingi siuke. Oh my god. See krõbe asi siin peal. See meeldib sulle raudselt. See on nagu siuke karamelline veits. Ja mulle ei meeldi tavaliselt sellised asjad, kus on siuke pehme karamell sees. Proovi. Näita oma nägu. Mis nägu sa tegid? See on mingi siuke. Piparkoogi maitsega. Tahaks teile Karli nägu nii väga näidata. Stangalist. See viimane oli minu arust kõige parem. Ja ma just täna ema just kirjutas mulle, et nad käisid kuskil, ma ei tea, muuseumis või kus iganes. Seal oli mingi piparkoogi näitus ka. Ja siis ma ütlesin ka, et tahaks nii väga piparkooki süüa. Ja noh, näed, küsi ja saad kohe. Nii head lihtsalt. Võib-olla meil kõhud nii tühjad. Mis tahtsin öelda, võib-olla meil on kõhud nii tühjad. Aga need olid tõesti mega head. Ma veel olin mingi, et ma ei tea, kas ma teen seda teist testit, mis neist ikka nii nagu erilist on. Aga need olid tõesti. Ma ei saa jälle öelda, et need olid parimad. Sest muidu ma kogu aeg ütlen, et need olid elu parimad asjad, mida ma olen söönud. Siin hotellis veel on jumala lahe. Sa saad omale tuppa tellida Dysoni kas fööni või siis Dysoni Airwrap on selle nimi või? Ma isegi tea, mis see on. No need, millega sa lokkad. Ära PlayStationit on. Ja siis sa saad omale PlayStationi tellida. Ühesõnaga saad tellida omale PlayStation ja siis erinevaid mänge tuppa. Ja kõige lahedam asi siin on võib-olla see WC ikkagi. Ma näitan siis teile natuke. Et ma kunagi mingit siukest videot teen, et ma filmin teile vetsukotti. Aga kõigepealt sa tuled siia vetsu, on ju? Siis see gaas läheb ise ülesse. Nii, ja siis siin on siuke lüliti sul kõrval. Sa teed oma asja ära. Sa valid, et kas sa tegid number 1 või 2. Siis see puhastab su ilusti ära, laseb vett. Siis sa saad siin vahepeal massaaži, kui tahad. Siis on veetemperatuur. Siis sa saad seda grilllaua saad temperatuuri valida, et see läheb sul näiteks hästi soojaks. Ja siis, kui sa saad kõik asjad siin tehtud ja pestud, siis sa paned siit kuivatamise ja siis ta kuivatab su ilusti ära. Meil oli siis jälle uksekell vahepeal ja siis toodi lombis siuksed nagu magamiseks. Mingi väike kaart ka. Mõlemale siis siuksed siidist silmaklapid. Väga cute. Nagu kui ilus. Katsu seda vist.
täna on siis siuke päev olnud, et me sõime või noh, mina sõin hommikusööki seal teises hotellis mingi üliväikse ja nüüd on kell 6:30 ja ma ei ole isegi lõunat söönud, sest ma ikka vist taastub natuke sellest haigusest, aga nüüd on küll kõht tühi juba ja Kard mõtles, et täna võiks minna purksi sööma. Et pole siin ju söönud üldse ainult seda tai sööki kogu aeg, nii et me lähme mingisse burgeri kohta nüüd. Vaatame, loodame, et on hea. Siuke siis Prime Burger. Kandi siis veel nagu iga päeva kohta on mingi eraldi ühesõnaga pakkumine. Täna on kolmapäev ja mulle isegi tundub, et ma tahakski seda. Nii et ma arvan, et ma võtan selle. Mis sa võtad? New York. Siuksed siis mega hea näeb välja, mulle täiega meeldivad need keerduspriikad. Karl võttis tavalised priikad ja siis on mingi New York burger. No, tahad teist testi taha? Kuidas priikad on? Ma ei tea. Priikad. Priika teistest. Võtsime ühe siis trühvlimajoneesi ja teise tšillimajoneesi. Mul on lihtsalt kõht nii tühi, et mu käed värisevad. Need on väga head. Elu parimad. Need on väga head. No, ma olen varem ka nii häid saanud. Ei ole elu parimad, aga väga head. Küll haigelt hea välja. Üritan kuskilt alustada. Kapsel. Said on juba nii hea. Läheb natuke aega, et ma nüüd sinna lihani jõuan. Elu hea. Sa tunned nagu, et see on kvaliteetne liha, mitte mingi ma ei tea, lammi mingi piltin vahel. Väga hea liha. Kuidas hindad? Sina hinda. Priikatele ma paneks võib-olla 8 10 ja burgerile ka 8 10. Sellepärast, et mul oleks pidanud olema see burger karamelliseeritud sibulaga, aga ma ei tundnud selle maitset seal. Aga ei, muidu oli väga hea, nagu väga mahlane oli see liha seal vahel. Mis sa ütled? Mitu punkti annad? 8. Kõigele või? Jah. Davai. Manus jõulutunne siin hotellis. Nii ilus. Vau! Kitsed ja põdrad seal ja ilus, ilus. Käis veel kohe päris kell 7 tuppa minema ja siis tulime siia hotelli ja ma võtsin lemongrassi jäätee ja Karlil on banaanismuuti. Banaani ja mee, et tuleks hea uni. Kaneeli. Ja kaneeli. No, kuidas on? See on küll elu hea. Hakka seda proovima, sest see on elu parim banaanismuuti. See on elu hea. Nagu banaanismuuti. See maitseb minu arust natuke sarnaselt nagu see, mis seal jõusaalis oli. Proovime oma teed ka siis. Siukest ma olen siin tais küll saanud päris palju. Päris hea. No see lemongrass, noh, see on hea. See on siuke mõnus. Ja kuna on ju ikkagi jõulukuu ja päkapikud käivad, siis mõtlesime, et jätame oma koristajatädile siukse. Okei, see video on juba natuke liiga pikaks läinud, nii et ma tõmban selle siis siin nüüd kokku. Kui sulle see video meeldis, pane palun like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Tšau!